Minu nimi on siis Martti ja olen siis Weberis töötanud tänaseks üle 10 aasta ja enam-vähem kogu selle aja tegelenud siis fassaaditoodetega. Pealkiri on siis selle kohta, et räägin jätkusuutlikest lahendustest ja räägin aquaponics tehnoloogiast. Ma olen sellest rääkinud tänaseks juba 8 aastat ja ma küsiksin kõigepealt niimoodi, et kui paljud teist on sellest midagi kuulnud, mitu kätt tuleb? Väga paistab täpselt prožektor silma. Ma nägin praegu umbes 3 kätt, et selles mõttes olen ma tõesti sellest kaua rääkinud ja rekord siiamaani, mis ma olen näinud saalis, on olnud alla 10 käe, kuskil 7-8 tükki, et ma ei tea, kuhu see info kõik läheb, aga loodame, et peale tänast siis on see olukord parem, et siin on umbes 30 inimest koha peal ja kuuldavasti umbes 150 inimest on siis ka läbi veebi kuulamas. Aga selleks, et rääkida aquabalance'ist, siis alustaks nagu Agu Sihvka, et alustaks päris algusest ja tegelikult 2/3 presentatsioonist ma räägin pigem seda eellugu, seda, mida on siiani tehtud ja seda, miks me selleni oleme jõudnud. Üks selline tore mõte siia alustuseks. Ma loodan, et inglise keelega on suhted head, annan teile ühe hetke see läbi lugeda ja siis teen sellise vaba tõlke eesti keelde ka igaks juhuks. Ehk siis, jah, planeedi me hävitasime, aga lühikeseks ajaks ajaloos, inimkonna ajaloos, sai siis tehtud omanikele päris hea kasum. Ja ma arvan, et sellise mõttega võiks kokku võtta oma tegevuse tegelikult väga paljude erinevate valdkondade ettevõtted viimasest võib-olla 40-50 aastast. Et nägin seda ühes väliskoolituses ja tundus, et läheb väga hästi selle teemaga kokku, millest mina täna rääkima hakkan. Ja annaksin siia veel ühe tsitaadi, mis siis samuti väga hästi haakub selle, ütleme, kogu tänase seminari teemaga, mitte ainult minu ettekandega. Ehk siis selle on öelnud Saksa ärimees, kes on just tuntud väga oma rohelise mõtteviisi poolest. Ja mõte on siis selles, et jätkusuutlikkus ei ole enam mitte sellest, et rääkida, et kuidas teha vähem kahju, aga pigem räägime sellest, kuidas teha rohkem head. Et see on minu arvates selline väga, väga hea ja pehme väärtus ja soe mõte selle nii-öelda tegevuse kohta, millega meiegi tegeleme. Aga mina räägin siis fassaadidest ja ma küsiksin teie käest, mis te arvate, mis on fassaadi roll? Peale selle, et ta on hoonet kaitsev välimine kiht, mida ta veel teeb? Kuidas? Sooja hoiab, väga õige. See on ka üks punkt, kahjuks ma pean need laskma siit järjest ette, nii et mõne vastusele lasen ette, aga väga õigesti käis läbi sooja isolatsioon. Kaitseb välimist kihti siis niiskuse eest, samuti kaitseb tegelikult ka kogu nii-öelda alumisi kihte välise niiskuse ja väliste tingimuste eest. Annab esteetiliselt huvitava väljanägemise. Kui paljud täna siin olijatest on arhitektid? Teie jaoks on kindlasti, ütleme, see esteetika pool väga oluline. Ülejäänud, ma saan aru, et on see ehitusinsenerid pigem projekteerijad, jah? Ja olla kauakestev, vastupidav, see on kindlasti üks kõige olulisem asi selle juures, nii visuaalselt kui ka mehaaniliselt. Niiskuse probleemid. Kas te oskate öelda, missuguste niiskustega puutub kokku fassaad? Fassaadi välimine krohv, fassaadi kattev värvikiht? Pakkuge julgelt. Missuguste niiskuse liikidega nii-öelda fassaad kokku peab puutuma, mida ta kohtab? Väga õige. Tavaliselt hakatakse alati rääkima esimesena vihmast ja siis enam-vähem sinna jäädaksegi, sest see vihm on esimene asi, mis tuleb nii-öelda pähe, kui mõeldakse fassaad, kui mõeldakse niiskus, aga mulle meeldis see esimene vastus kohe. Ka seestpoolt tulev niiskus on väga oluline. Ja ka alt tuleb niiskus, väga õige. Ehk kui vaadata neid erinevaid faktoreid, mis siin on välja toodud, leidsin punkti üles, siis mis te arvate, mis on nii-öelda fassaadi määrdumise seisukohast selline kõige olulisem riskifaktor nendest, mis siin on välja toodud? Kuidas? Jah, päike ka, see haakub selle viimase punktiga, et erinevad tingimused põhja-lõuna külgedel ilmselt oli mõte selles, et pigem on põhjapoolsed küljed need, mis esimesena kipuvad määrduma. Kui me räägime fassaadi krohvi elueast ja sellest, miks fassaadi krohvide kaitse väheneb, siis tegelikult on see klišee vihm on ikkagi üks hästi oluline
probleem. Aga tema vähendab kaitsevõimet, tema ei ole minu hinnangul see, mis esimesena tegelikult selle fassaadi määrduma paneb. Mis siis veel niiskusega? Et siiamaani on proovitud nende erinevate ohtudega toimetulekuks anda krohvidele mingisuguseid omadusi. Üks asi on siis see, et teeme hästi vettülgavad krohvid, hästi vettülgavad värvid. Ja see peaks siis kaitsma fassaadi krohvi märdumise ja niiskuskahjustuste eest. Samuti päikesepeegelduvuse tegur, TSR viitab siis Total Solar Reflectance väärtusele, on vist täna siin ka sellest juba natukene räägitud. Ja siis selle vastu on siis vaadatud alati sedapidi, et teeks pigem heledad, pigem pasteelset toonid fassaadil, et ei teeks väga tumedaid fassaade. See on siis seotud termopaisumiste kahanemist ja nii-öelda mehaanilise hävinemisega fassaadil. Löögitugevus, et ei tuleks pragusid seina, teeme hästi tugevad krohvid, lisame fiiberkiudusid armeerimiseks, tänu sellele parandame siis vastupidavust ja krohvide ja krohvfassaadide eluiga. Samuti soojapidavus, teatud olukordades on oluline siis kasutada soojustuse asemel termokrohve, aga need on pigem juba erilahendused. Nüüd tuleme aga selle juurde, mis need põhilised niiskuse probleemid on. Üks asi, millest rääkisime, sademed. Mis siis on sademete nii-öelda põhiline süü on tegelikult see, et sademed pesevad krohvi seest välja krohvi sisse kaitseks pandud kemikaalid ehk biotsiidid. Nüüd ma hakkan siis 8. slaidil lõpuks jõudma oma teemaga sinna, millest ma tegelikult rääkima tulin, ehk siis biotsiidide kasutamine fassaadi krohvides, fassaadi värvides ja sellest tulenevad siis nii-öelda probleemid. Ehk siis sademed märgavad seda krohvi või värvi, mis on fassaadi peal ja tegelikult iga kord, kui see krohv või värv saab märjaks, siis ta mingil määral annab seda biotsiidi enda seest ära. Ja tänu sellele siis krohvi kaitsevõima väheneb. Nüüd teine probleem pigem, mis on see, mis tegelikult tekitab seda vetikate seent sinna fassaadi peal isegi rohkem, on kasteniiskus. Ja kasteniiskuse häda on selles, et kasteniiskus langeb sinna krohvi peale, siis ta ei valgu sealt nii kiiresti alla nagu vihmavesi, mis tuleb reeglina ülevalt suure hooga vertikaalselt ja suur osa sellest tegelikult jooksebki mööda fassaadi maha, siis kasteniiskus sadestub õhust sinna fassaadi krohvi peale ja jääb sinna. Kuidas kasteniiskus tekib? On siis selline kasteniiskuse tekkegraafik siin internetist leitud, kahjuks inglise keeles, aga põhimõtteliselt on siis mõte selles, et siin on kujutatud fassaaditemperatuuri punase graafikuga, õhutemperatuuri siis musta joonega ja siis seda nii-öelda kasteniiskuse tekkimise punkti siis selle sinaka joonega. Ja kasteniiskus tekib siis alati hommikutundidel, kui meil langeb õhu ja fassaadi temperatuur langevad alla kriitilise punkti, õhuniiskust on üle 100% ja ta sadestub siis fassaadi pinnale. Et teatud tingimustel me näeme hommikuti ka aknaklaasi peal, kuidas aken on märg. Ja kui te mõtlete, et täiesti sileda vetthülgava akna peale jääb vesi ilusti pidama, et ta ei jookse sealt alla, siis ütleks nii, et kõik need hästi vetthülgavad krohvid ja värvid ikkagi oma faktuurse pinnaga ei suuda ka saavutada seda, et see vesi sealt kõik alla jookseks. Seega tuleb leida mingi muu lahendus, et see asi vastu peaks. Vaatame sellist kahte tüüpilist seinajoonist. Üks variant on siis soojustamata sein, kus me näeme, kuidas energiakadu toast on tegelikult suhteliselt suur, temperatuurikõver on sirge ja lineaarne. Ja teine variant on siis soojustatud sein. Me täna räägime siis väga palju ju nendest soojusisolatsiooni liitsüsteemidest ehk siis silsfassaadidest, kus meil on soojustus ja seda kattev krohvikiht. Siin on näidatud ka, et selle krohvikihi paksus, mis on soojustuse peal, dekoratiivi armeersigu kokku on umbes 8 mm. Küsiks jällegi teie käest, et kuna pikk päev on selja taga, võib-olla uni tuleb peale, on vaja teid kogu aeg kaasata. Mis on siis nii-öelda fassaadi krohvi seisukohast parem lahendus? Pakkuge julgelt. Küsimus, miks tuleb alles järgmisena? Fassaadi krohvi seisukohast pigem on see vasakpoolne graafik siis parem. Aga nüüd küsiks, miks? Väga loogiline selgitus. Ühesõnaga, siin on temperatuuri kõikumised väga aeglased, rahulikud. Temperatuur muutub väga aeglaselt, fassaad on rohkem aega soe ja tänu sellele on siis fassaad ka rohkem aega kuiv. Seevastu siin, kui meil on ainult 8 mm krohvikiht,
väga vähe akumuleerib endasse sooja, väga vähe akumuleerib endasse energiat, temperatuuri kõikumised väga järsud ja see toob endaga kaasa erinevaid probleeme. Nii, räägime siis jällegi hüdrofoobsetest krohvidest ja hüdrofiilsetest krohvidest. Hüdrofiilne on siis selline, kus veepiisk langeb siis või jääb siis fassaadile niimoodi, et tema kontaktnurk on alla 90 kraadi, hästi teaduslikult lähenedes, ehk siis veepiisk tõmmatakse fassaadi pinnale selliseks suureks, laiaks, läätsekujuliseks, aga samas õhukeseks piisaks. Hüdrofoobne teistpidi on jällegi selline suur ümmargune pall, mille kontaktpind on üle 90 kraadi. Loogiline, kumb kuivab kiiremini, kumb kuivab aeglasemalt. Nii-öelda õhku aurustumise teel, ilmselgelt siis kuulsin õiget vastust, see nii-öelda õhuke väike piisk. Et see on, ütleme, selline aquabalance tehnoloogia üks põhialus, millest me siin hakkame ka rääkima. Ehk siis tegelikult jõuame sinna välja, et hüdrofoobsed krohvid, kuhu poole me oleme 30-40 aastat püüelnud, ei ole kõige paremad lahendused fassaadi krohvi või siis fassaadi värvi vastupidavuse seisukohast. Üks selline šokeeriv pilt, mis siis selle fassaadiga on juhtunud. Me näeme, et siin on fassaadi katmas mingisugune ollus, see on siis antud hetkel vetikas. Me näeme fassaadidel tihtilugu sellist rohelist katet, see on siis tavaliselt vetikas. Vahel näeme ka punast katet teatud piirkondades, mis on siis samuti on teist tüüpi vetikas. Vahel lähevad fassaadid halliks, selline hall katt tekib peale, see on siis hallitus, ütleme seeneline ja teinekord on näha ka täiesti nii-öelda sellist samblikku, nagu me näeme metsas puukoore peal. Siin on ka tavaliselt hea küsimus, et kumma poole peal puukoorel siis sammal peab olema, et leiaks kodu üles, et põhjapoolsel küljel, niisamuti ka fassaadidel. Siit on hästi näha ka see, kuidas räästas on tegelikult väga oluline element ja igasugused veeplekid ja kõik muud elemendid, mis juhivad vett fassaadilt eemale, ka siin veeplekid all on näha, kuidas on natukene puhtam koht. Ehk siis mida laiem on parapetiplekk lamekatusega hoonel, mida laiem on räästas vilgatusega hoonel, seda paremini see tegelikult fassaadi kaitseb ja seda paremini fassaadi krohvid ja värvid vastu peavad. Võib-olla veel üks selline vimkaga küsimus. See pilt on küll tehtud Saksamaal, õnneks mitte Weberi tootega, aga mis te arvate, mitu aastat peale hoone soojusisolatsiooni liitsüsteemiga soojustamist ja täiesti uue krohvi peale panemist see pilt on tehtud? Mitu aastat see krohv on olnud? Natukene alla 5 on õige vastus. Ehk tõesti keset Düsseldorfi kesklinna on siis fassaad vähem kui 5 aastaga muutunud selliseks. Mida siis siiani on tehtud, et fassaadid ei läheks roheliseks, nii-öelda piltlikult öeldes, ehk mikrofloora seal vahama ei hakkaks? Siiani on lisatud krohvidele meeletult palju keemiat, ehk seda sama biotsiidi, millest ma enne rääkisin, ehk igasse ämbrisse umbes 80 grammi. Igal aastal kasutatakse, kaanetatakse ämbritesse ainuüksi Saksamaal 450 tonni biotsiidi, mis kõik jõuab läbi krohvi, läbi äri tegelikult lõpuks iga vihmaga pestakse fassaadist alla pinnasesse, põhjavette, jõgedesse, järvedesse, kogu meie keskkonda. Ei tundu päris okei, eks ole. Selle vastu õnneks täna juba võideldakse ja võideldakse nii-öelda Euroopa Liidu regulatsioonide tasemel. Siin on 2 graafikut, see on küll tegelikult tänaseks juba päris ammune uuring 2011. aastast, kus uuriti siis 2 tüüpi biotsiide, mida on varem kasutatud, nii-öelda kapseldatud ja vabad biotsiidid või siis seotud ja vabad biotsiidid, ehk tegelikult juba ammu ilma kasutatakse ainult neid, mis siin on siis sinise joonega näha. Ja põhimõtteliselt 80 leostumise intervalli, mida me võime lugeda siis 80 väga tõsiseks, väga tugevaks vihmaks, suudavad siis sellest krohvist tegelikult välja pesta peaaegu poole teda kaitsvast kemikaalist. Ehk siis see on see põhjus, miks me teeme uue fassaadi valmis. 3, 4, 5 aastat vaatame, et jube hea, mul läks ikka palju paremini kui naabrimehele, minu krohv on ilus valge, aga tema oma on juba kole. Ja siis järsku kevadel vaatad ühest nurgast hakkab roheliseks kiskuma ja võib-olla juba sama aasta sügisel on see fassaad tegelikult igalt poolt juba kergelt märdunud. Läheb veel mõni aasta ja siis hakkate planeerima juba 5-10 aastat kestvat renoveerimisplaani taaskord.
Biotsiidide jaoks on üleüldiselt suhteliselt tume tulevik, sellepärast et nende kasutamist, nagu ma ütlesin, piiratakse täna Euroopa Liidu tasemel ja vaatame siin siis ühte sellist, mida nimetame MIT-ks, siin küll mingil põhjusel hüppas see kast natuke vale koha peale, selle pikema keemilise nimetuse võite siit alt ise igaüks kokku lugeda. See on üks selline biotsiid, mida me leiame peaaegu kõikide fassaadikrohvide ohutuskaardi pealt. Ja nagu me näeme, siis kuni 99. aastani võis teda kasutada kuni 100 000 osakest miljoni kohta, parts per miljon. Siis tuli esimest korda tõsisem piirang, vähendati 100 korda seda, mida võib ühte ämbrisse panna, või ühte tootesse. 2015 piirati see 100-ni ja kuna MIT on väga populaarne biotsiid ka kosmeetikatoodetes, siis kosmeetikatoodetes piirati ta 2017 15-ni. Krohvide puhul võib teda jätkuvalt kasutada, aga siis tuleb panna eraldi ohutusmärgis peale. Aga nagu me näeme, siis 20 aastaga on langenud kasutus nii-öelda kogus meeletult. Ja see tähendab seda, et me ei saa neid krohve enam kaitsta ainult keemiat sisse valades. Ja mis on siis meie lahendus selleks, et fassaadikrohve ja fassaadivärve siis kaitsta, on tegelikult 2005. aastast juba olemas. Saksa ja Austria Weber siis selle nii-öelda koostöös välja mõtlesid ja nüüd siis jõuan lõpuks selle Aquabalance tehnoloogiani ka. Ehk siis selline spetsiaalne lahendus, spetsiaalne tehnoloogia, kus siis fassaadikrohv ei ole mitte hüdrofoobne, vaid on hoopis hüdrofiilne. Ja see on, ütleme, üks selline põhialus kogu selle asja juures. Kuidas selleni jõuti, oli tegelikult just nimelt roheliste nii-öelda aktiivsus selle suunas, et biotsiidide kasutamist piirata. Ja selles tootes, kus on peal Aquabalance kirjas, ei ole mitte ühtegi grammi seda väljaliostuvat biotsiidi kasutatud. Ja see kaitse tulebki suuresti just nimelt sellest, et kui me vaatame neid pilte ka, siis fassaadi pinnale jääv vesi siis hakkab vaikselt vajuma nii-öelda kontaktpinnaga alla 90 kraadi ehk siis suuremaks, õhemaks ja tänu sellele tegelikult toimub juba veepiisa õhku aurustamine oluliselt paremini kui nii-öelda hüdrofoobselt pinnalt. Mõne aja möödudes on see veepiisk veel suurem, mingil määral imendub ta selle krohvi välimisse kihti, mis on siis peenikest kapillaarniidistikku täis. Ja see kõik kiirendab tegelikult seda vee aurustumist ja vee kuivumist fassaadi pinnalt. Tänu sellele toimub kuivamine kiiremini. Nüüd see kuivamine on ikkagi vägagi palju seotud ju sellega, et kas meil on +25 või on meil +5, kas meil on tuul, meil ei ole tuult, kas meil on põhjapoolne külg või lõunapoolne külg, kus paistab päike, aga fakt on see, et kuivamine toimub kiiremini. Ja kas meil video käivitub või videofail kahjuks ei tulnud kaasa. Ühesõnaga, siin oli siis idee näidata kiirendusega seda vee kuivamist. Aga see kuivamise pool on üks hästi oluline pool, aga ta üksinda ei tagaks seda kaitset. See kuivamise pool on nüüd see, mida on hea uhke öelda, et konkurendid järjest kõik kopeerivad, aga tegelikkuses see kaitse pool tuleb veel tänu komponendil X, ehk täiesti nii-öelda looduslikule koostisosale, mis siis krohvide sees on. Ta ei ole väljaligunev, aga ta on oma olemuselt, oma pH poolest siis lihtsalt väga ebamugav kasvulaba vetikate ja seente vohamiseks ja tekkeks. Kui nendest vetikatest ja seentest rääkida selle eelmise slaidi juures võib-olla veel korraks põgusalt tagasi tulles, et tegelikkuses ma mainisin siin, et kas +5 või +25, et vetikate, seente, mis iganes mikrofloora arenguks tekkeks ja paljunemiseks on tegelikult vaja temperatuuri alates 0 kraadist, ehk me ei räägi siin üldse mingist 25 kraadisest troopikast. Natukene niiskust ja natuke mingisugust mustust, orgaanikat, olmetolmu ja tegelikult ongi meil olemas selline nii-öelda mikrofloora kolmnurk, millest üks tuleb siis ära lõigata. Nii. Ja need kaks asja kokku annavad siis sellise asja nagu Aquabalance garantii, ehk Saksa kui selle süsteemi ja nende toodete tootja annab täna üle maailma kõikidele toodetele siis 5-aastase vetika ja seene garantii, ehk kui 5 aasta jooksul midagi tuleb, siis nad uurivad seda,
võtavad proovid, saadavad laborisse, teevad testid, katsuvad aru saada, miks midagi juhtus ja mõistagi ka kompenseerivad siis selle asja nii-öelda korda tegemise. Mis on Aquabalance'i puhul hästi selline teistmoodi võib-olla murranguline on see, et see ei ole mõeldud nüüd tootja enda poolt välja, ehk siis Weber ei mõelnud seda oma laboris välja, vaid selle nii-öelda tootearenduse juurde kaasati mitmeid kolmandaid osapooli, ehk siis mikrobioloogia instituute, üks neist Mikor Saksamaal on olnud hästi aktiivne koostööpartner meie jaoks, ja kui ma rääkisin sellest garantiist, siis ongi Mikori instituudis tegelikult doktor Anne Semb, see inimene, kes uurib siis seda vajadusel siis seda vetikat või vällitusseent ja katsub aru saada, mis on tekkinud ja miks on tekkinud, et tänase päevani koostöö on väga tugev. Ja üks selline test, mis seal tehti, oli siis niimoodi, et võeti hüdrofoobne krohvipind, kus imiteeriti siis krohvi 10 aasta pärast, ehk siis krohv, mille sees ei olnud enam üldse biotsiidi pandud. Ja pandi sinna peale veepiisk, mis oli siis nakatatud nii-öelda elusrakkudega. Nüüd teiselt poolt võeti siis Aquabalance'i tehnoloogial krohv ja pandi sinna siis samamoodi veepiisk peale. Mõne aja möödudes, kuna testkehad olid horisontaalsed, oli siin hüdrofoobsel pinnal see veepiisk küll laiali valgunud, aga veel suurest kuivamisest rääkida ei saanud. Teisel näidisel oli siis see veepiisk ära kuivanud. Ja nüüd selle aja peale, kui mõlemad pinnad olid ära kuivanud, vaadati mikroskoobi all, ehk siis ühel pool oleme ta nii-öelda ise punaseks teinud, olid mikroorganismid siis saanud nii-öelda eluks piisavalt niiskust ja aega ning olid paljunema hakanud, elutsema hakanud, teisel pool olid nad siis selle aja peale ära surnud, sest seda niiskust oli natukene liiga vähe, nii-öelda ajaliselt liiga lühikest aega. Primitiivne test tõestamaks nii-öelda, et asi töötab. Ja siis reklaamiminutid nii palju, et sellest aastast võib siis öelda, et on lõplikult Weber Eestis läinud üle täielikult siis Aquabalance toodetele, ehk siis enim levinud fassaadilahendused on siis, mida kasutatakse väga palju siiamaani Lõuna-Eestis, on mineraalsed krohvid, mis värvitakse siis üle mingisuguse fassaadi värviga, näiteks silikonvärviga, on siis nii-öelda kokku üks terviklahendus, et mõlemad tooted on siis Aquabalance tehnoloogias olemas ja siis tagavad selle Aquabalance efekti ja selle ka 5-aastase garantii. Nüüd teine toode, mis oli üks viimaseid lisanduja meil, on siis siloxaankrohv, mis on alates sellest kevadest Aquabalance tehnoloogias saadaval. Ning kõige kauem meil Eestis Aquabalance toodetest turul olnud toode on tegelikult meie nii-öelda lipulaev, ehk siis silikon white krohv, mis on esimesed referentsid Eestis tehtud 2013, nii et 8 aastat siis juba nii-öelda on täis need objektid. Ja üks võib-olla kõige huvitavam lisandumine, mis on üldse uus toode, mitte ainult Eesti jaoks, on siis tegelikult spetsiaalne renoveerimisvärv. Et kui siiamaani ei olnud lahendust vanade määrdunud fassaadide renoveerimiseks ainult värvi näol, siis nüüd on selline spetsiaalne toode olemas. Ja kuna see on hästi huvipakkuv teema, siis ma panin selle kohta siia ka lisaks ühe slaidi juurde. Ehk siis, mida teha, kui fassaad on selline, see on, ütleme, eriti just kevaditi hästi populaarne küsimus, millega meie poole pöördutakse ja tihtilugu arvatakse, et siin ainus variant on kas kõik maha võtta ja uuesti ehitada või täielikult üle krohvida, kuni siis sinnamaani välja, et arvatakse, et tõmbame siia lihtsalt värvi peale, siis tegelikkuses suhteliselt lihtne, 3-etapiline. Esimese hooga tuleb fassaad korralikult puhta veega puhtaks pesta, selleks võib kasutada siis survepesurit, Eestis on olemas ka täpselt üks spetsiaalne fassaadipesu aparaat, millega seda tööd saab teha väga kvaliteetselt. Nüüd teiseks on fassaadi puhastamine naatriumhüpokloriidi ehk siis naatriumkloroksiidi baasil puhastusvahendiga, mis on keskkonnale ohutu, ehk siis meie ei soovita siin enam kasutada biotsiidikrunti või biotsiidilahust, nagu meil varasemalt oli sortimendis, ning katmine siis viimasena 2 kihis Aquabalance renoveerimisvärviga. Beberton Reno Aquabalance. Ja selliselt tehes siis on meil tagatud vähemalt sakslaste sõnu 5 aastaks kestev tulemus, aga ütleme niimoodi, et 5 aastat ei ole tegelikult see, mida me ajame taga fassaadi krohvimise või värvimise puhul, et me pigem ikkagi eeldame, et see renoveerimisvälp peaks olema 10-15 aastat
ja siiani kõik, mis me oleme ka Aquabalance'iga Eestis teinud, näitavad, et me ajame jätkuvalt seda 15 aastat vähemalt taga. Et kui inimene võtab laenu, et maja ehitada, siis ta ei taha võtta 5 aasta pärast uuesti laenu, et 10-15 000 euro eest omal maja fassaadi renoveerima hakata. Vot nii, aga üllataval kombel on läinud niimoodi, et ma lõpetasin mõni minut varem. Nii et kõigepealt küsin siis, kas on saali poole pealt küsimusi? See X-komponent on kusjuures selline tõesti nii X-komponent, et mina pidin üks 4-5 aastat tõsiselt pinnima oma saksa kolleege ja nad ütlesid alguses esimesed 2 aastat, et me ise ka ei tea, järgmised 2 aastat nad ütlesid, et nad ei tohi seda öelda. Nii et ilmselt poliitiliselt korrektne oleks mul öelda, et ma ei tea. Aga tegelikult tõesti, jah. Selle X-komponendiga on tegelikult üks huvitav asi arhitektide jaoks oluline teada. Kas arhitekti poole pealt olete kursis sellise asjaga, mis on krohvi või fassaadi värvi heledusaste? Ehk siis, kui 0 on absoluutne must ja 100 on absoluutne valge, siis me räägime kõik, mis sinna vahele jääb, eks ole, et siis piiranguks on olnud reeglina alati see 20%, ehk kui on alla 20%, ehk siis juba suhteliselt tume fassaad, siis tuleks kasutada mingit erilahendust. Nüüd, kuna see komponent X, see on muidugi hea vihje, see on $1 miljoni vihje, võite hakata pärast nuputama, mis X on oma olemuselt valge, siis tema osakaal krohvis on nii suur, et ta seab krohvide piiranguks 15%. Ehk siis alla 15% mitte ühtegi Aquabalance toodet toonida ei saa. Et kui rääkida üldse Aquabalance toodete puudustest, siis võib-olla see on tõesti ainus. Ventileeritavad krohvfassaadi lahendused, jah, Eestis väga palju ei kasutata. Põhiline põhjus on hind, sellepärast, et meie kasutame näiteks ka siis sarnaselt Soome Weberile kasutame Zembrit Permabase plaadi peal ventileeritavat süsteemi ja see Permabase'i plaadi hind ise on juba tugevalt üle 10 euro ruutmeeter, et see lisab päris palju süsteemi hinnale juurde. Iseenesest väga hea lahendus on olemas, ütleme lollikindel. Kui me räägime siin, et loodate 5 või 10 aastat, et ei pea renoveerima 10 000 eest, kui ma teen kohe 5 000 kallima fassaadi ja saan 20 aastat. Kindlasti on parem, jah. Et miks Skandinaavias kasutatakse väga palju seda süsteemi ja ühest küljest ongi see, et kaob ära igasugune risk, et see niiskus kuskile lõksu jääb ja ajas on näidanud, et ka krohvi fassaadid peavad nii-öelda esteetiliselt paremini vastu. Et eesrindlikumad on tegelikult ütleme, Rootsi, Norra ja nüüd hästi palju ka Soome järgi läinud sellele, et ma arvan mõni aasta veel ja seal ütleme sellist silsfassaadi enam väga üldse ei tunta nagu meil. Eks see meie jaoks on ta number 1 oma hinna ja kiiruse pärast puhtalt. Jah. Kas see krohv on siis, ma saan aru, peale värvitakse toon? Ta ei ole mitte täismass? Krohv on ise ikkagi täismass ja läbi toonitav. Mul vist, läks järgmine peale. Et need tooted, mis ma näitasin, nendest ainus, mis ei ole toonitav, on see mineraalne krohv. Et see on mõeldud üle värvitavana. Aga siloksaankrohvid, silikonkrohvid, kõik on läbi toonitavad ja kasutatakse ikkagi pigem niimoodi.